Tere! Mina olen noortejuht Sander ja selles videos näitan ma sulle, kuidas teha endale käepärastest vahenditest veefilter. Inimese keha koosneb 70% ulatuses veest ning juba 1% ilmajäämine tekitab tõsise janutunde. Seetõttu vajame me normaalseks funktsioneerimiseks vett nii suvel kui ka talvel. Mustas vees võib leiduda baktereid ja haigustekitajaid, mis võivad viia erinevate kõhuhädadeni. Seetõttu on alati mõistlikum pinnaveekogudest ning kraavidest võetud vesi kas ära filtreerida, keeta või muul moel puhastada. Tänases õppevideos näitamegi, kuidas teha endale käepärastest vahenditest veefilter. Selleks, et teha endale käepärastest vahenditest veefiltrit, on vaja esmalt mingisugust anumat. Selleks sobib kas ämber, kilekott või plastpudel. Kuna plastpudel on meil siin kõige lihtsamini töödeldav, siis kasutame seda. Selleks, et hakata sellest veefiltrit tegema, tuleb kõigepealt sellele ära lõigata pudeli põhi. Pudeli põhi tuleb ära lõigata kuskilt põhja ligidalt. Selle väiksema anumaga saad esialgu võtta siis kuskilt kas kraavist või lombist vett ning hiljem saad seda kasutada juba puhta vee kogumiseks. Seda anumat saad aga kasutada juba filtrina. Siia anuma korgi sisse tuleb teha väiksed augud. Kasutan selleks väikest naasklit. Neid auke tuleb siia teha umbes 7-8 tükki. Nüüd on sinu filtri anum valmis tööks ning nüüd tuleb hakata siia siis külge panema filtri elemente. Kõigepealt tuleb esimeseks kihiks panna kas mingisugune riide või sidemetükk. Mina kasutan täna selleks sellist valget marliriiet. See tuleb keerata siia pudeli korgi ning pudeli vahele. Nüüd tuleb filtri anumasse hakata sisse panema filtri kihte. Esimeseks kihiks läheb kuskil 5 cm jagu turbasamalt. Filtri kihte tuleb ka natukene kokku suruda, sest veefiltri optimaalne tihedus on saavutatud siis, kui sellest filtrist voolab 1 minutis läbi circa 100 ml vett. Kui esimene kiht on paigas, siis siia peale tuleb panna kiht, mis on kokku segatud turbast ning söest. Turvast leiab Eesti rabadest ja soodest. Sütt saad hankida lõkkest. Süsi tuleb teha natukene peenemaks. Selleks saad kasutada kas nuga või siis kirvest. Seejärel tuleb võtta turvas ning segada see kokku selle sama söeseguga. See turba ja söesegu on sinu filtri põhiline puhastuselement. Seda segu on sinu filtris kõige rohkem, kuskil pool. Seda segukihti ei tohiks liiga kõvasti kinni suruda, sest vastasel korral ei tule siit lihtsalt vesi läbi. Siia peale tuleks panna veel kuskil 2-3 cm turbasammalt. Kõige pealmiseks kihiks tuleb asetada kivid. Kivisid leiab samamoodi Eesti loodusest, tee pealt, kraavipervedelt. Kivid on vajalikud selleks, et filtreeriv segu ei hakkaks siin anumas sees hõljuma ning säilitaks enda filtreerivad omadused. Selliselt on veefilter koostatud. Seejärel tuleks filtri ülaossa teha 2 väikest auku. Nendest saab läbi panna nööri ning selle filtri saab panna kas puuoksa külge või kuskile mujale rippuma, sest see filter töötab üsna aeglaselt ning ma usun, et keegi ei viitsi oodata, kuniks see sinu vajalik joogivee kogus siit läbi tilgub. Nüüd tuleb võtta see nöör ning kinnitada filtri külge. Ning selliselt saab veefiltri panna rippuma. Eestis leidub looduses ka sellist vett, mis on põhimõtteliselt ilma töötlemata ka joodav. Näiteks saab juua rabalaugastest võetud vett või sellist vett, mis on pärit erinevatest allikatest. Kui veekogus kasvavad sellised taimed nagu hundinui ja vesiroos, siis see on märk sellest, et vesi selles veekogus on piisavalt puhas. Seega, kui võtta see vesi ning lasta veel ka filtrist läbi, siis võid olla kindel, et see on joogiks kõlbulik. Sellise veefiltri puhul tuleb arvestada kindlasti seda, et sellest filtrist tuleb läbi lasta circa 2 liitrit vett enne, kui saab sealt enam-vähem normaalse joogivee. Siit filtrist on nüüd läbi tilkunud circa 2 liitrit vett ning
asetasin siia alla ka juba väikse topsi, kuhu on sisse kogunenud circa 100-120 milliliitrit täiesti puhast joogivett. Maitseb nagu puhas vesi. Järgmine kord väljaõppele või matkale minnes pea meeles, et võtta kaasa pudel puhta joogiveega. See reegel kehtib nii suvel kui ka talvel. Kui aga pead jooma vett, mille puhtus on ebaselge, siis võta see aeg ning valmista endale käepärastest vahenditest veefilter. Tarbides puhast joogivett, hoiad tervisemured endast kaugemal. Aitäh vaatamast!